Ja ma ei tea, kas me võtame kõigepealt ühe küsimuse. No, mul oli 2 küsimust ja nad on tegelikult sarnased. Kuskilt maalt nad kattuvad, aga samas on nad nagu ka ikkagi erinevad asjad. Alustame algusest, võta täitsa suvaliselt, üldse üle mõtle. No mulle erinevates momentides ma kuidagi jõuan selle sama küsimuse otsa, nagu see oleks nagu proovid kuhugi minna, et kui ma kaugemalt tean, kuhu ma tahan minna ja siis ma hakkan mööda tänavaid minema, tupik. Proovin uut tänavat, tupik. Et see nagu tupik on see üks ja sama küsimus. Ja see küsimus on see, et kuna ma olen hakanud rohkem tajuma enda intuitsiooni, kehatunnetus ütleb mulle ära, et mis valik on jah, mis valik on ei. Ja siis selle koha peal on mul vahel nagu segadus endiselt, et kui on mingisugune tegevus, mis on mulle ebameeldiv, et kas see on minu intuitsioon nüüd, mis ütleb, et Ketlin, ära mine, et see pole sulle või see on vastupidi, see nagu enesesabotaaž, mis ütleb, et lihtsalt, et oota, ebamugav hakkas, on ju, ja minu jaoks, nagu sa tead, ei ole ju küsimus ebamugavaid asju teha, kui see on õige eesmärgi nimel. Et selles mõttes ma nagu ei tahagi lihtsalt sellepärast nagu tegevust lõpetada, et ebamugav, vaid ma tahan aru saada, et kas ma olen nagu enda intuitsioonile nüüd lähen vastu, kui ma endiselt jätkan. Või see on just see koht, et lähed läbi selle sopaloigu ja jõuad oma nirvaanasse. Et kuidas ma aru saan, mis on nagu intuitsioonikeel ja mis on lihtsalt ebamugavus? Sest positiivseid asju on lihtne nagu lihtsam ära tunda, et intuitsioon nagu kutsub ja see ei pea olema alati mõistusega loogiline, aga lihtsalt on tunne, et vot tuleb minna, tuleb teha. Aga kui on ebamugav asi, siis mul on nagu keerulisem seda vahet teha. Kas see intuitsioon ütleb, et stopp, ära mine või see on tegelikult see enesesabotaaž? Ma alustaks algusest ja küsiks, kus koha pealt sul üldse nagu see võrdlusmoment, et sa pead nii hirmsasti analüüsima ennem kui sa tegutsema hakkad. Et ma olen ise ka tähele pannud, et vaata, kui ma selle New Age asjaga üldse alustasin ju vaata, siis oli hästi palju seda õpid eneseanalüüsi ja õpid analüüsima suures pildis ja noh, enamus asju, mis ma näen, viib meid tagasi kooli. Ennem kui me kooli läksime, me väga hästi teadsime, kuidas maailm meie jaoks funktsioneeris, mida me tahame, oli on ju. Ja siis me läheme kooli, me hakkame absoluutselt kõikide asjade peale nagu kahtlema. Siis mina küsiks üldse, et miks sa kahtled? Et kui sa tead, et see asi sulle ei meeldi, okei, ta on ebamugav, aga no miks sa siis üldse teed seda, kui ta on sulle ebamugav? Miks sa valid selle tee ebamugavustee? Et noh, jah, me võtame niimoodi suuremas pildis, et okei, et kui me kõik kogu aeg teeksime seda, mis meile meeldiks, on ju, et kuhu me jõuaks. Jälle, no miks me peame analüüsima kõike nagu nii sügavamalt? Et see on sinu elu. Sinu elu on see. Selle konkreetse näite, siis on võib-olla nagu selgem, et mulle meeldib loenguid anda, terviseloenguid, et kui ma seda teen, siis ma tunnen, et ma olen täiesti omas elemendis, ma nagu täielikult elan, ma viskan nalja, ma nagu connectin inimestega ja juba siis, kui ma valmistun mingiks loenguks neid slaide või mõtlen teemasid läbi, juba siis tekib selline nagu, et ma juba tahaks jagada. Ja sellepärast siis ma olen mõelnud, et ma tahaksin ettevõtetele pakkuda enda koolituste sarju. Ehk et teha midagi, mis on mulle täielikult minu teema, minu element, olen ma valinud praegu sellise tee, et ma siis kõnetan ettevõtteid ja teen neile pakkumist. Ja see on see tegevus, mis on mulle vastumeelne, ehk et see on nagu tee, mida mööda minna selle meeldiva asjani, on praegu mulle vastumeelne ja ma olen seda korduvalt juba ka teinud, et seepärast ongi mu küsimus, et kas ma olen nagu lollakas, et ma jätkan millegi tegemist, mis on ebameeldiv või see on lihtsalt nagu tubli enesedistsipliin, et isegi kui on ebameeldiv, ma jätkan, sest et siis ma jõuan sinna toredasse kohta.
aga mis see tunne on, vaata, siin on see tunne, siin ei ole tegelikult intuitsiooniga midagi, kui sa tead sisimas, et see on sinu jaoks vajalik, siis ja et sa oled väärtuslik ja see info, mida sa pakud, on väärtuslik, siis sul ei teki kahtlust ka, kui sa kõnetad firmat. Kust see kahtlus tuleb? Et siin tekibki nagu see, et sa ütled, sa ei taha, et see noh, teades sind, teades seda, mida sa pakud, et pigem on see ikkagi jah, kuskil sul oma mõtte selles kinni, kuskil mingi väike muster, vaata lapsepõlvest ka võib-olla see, et mis mina on ju. Noh, ma ei tea, et eks sa praegu saad analüüsida seda, võta nüüd korraks see tunne, mis sul tekib, kui sa kõnetad, kirjutad, räägid ettevõttega, mis tunne sul tekib? Lootusetu aja raiskamise tunne. Nii, aga kust see pärit on? Et täpselt sama tunne on siis, kui ma näiteks mingit kursust korraldan, et ma kursust teha tahan, aga see, et teha postitusi või kõnetada inimesi, see müügimoment, et ennast pakkuda ja teades, et niikuinii mind ei nähta, mind ei kuulda. Kust see tuleb? Sest ega nendel firma omanikel, nendel on oma maailm, oma mõte, oma täitsa hoopis teine. They don't give a shit, ausalt. Selles mõttes nagu, et mis su peas toimub, nendel on okei, sul on faktid, värgid, särgid, kust see tuleb? Kust see tuleb, et ma olen mitte keegi, ma olen nähtamatu, mind ei ole vaja, kust see tuleb? No, ma olen ise endale tõendeid kogunud aastaid. Ehk sama mustrit kogunud nagu aastaid, et teen ja teen ja teen. Mind ei nähta, mind ei kuulda, mind ei nähta. Ei vasta mulle küsima, kust see tuleb? Sa lähed praegu laiali, kust see tuleb see tunne? Mis on see on nii sarnane, et sa kogu aeg lähed sellesse tundesse tagasi. Kust see tuleb? Kus esimene asi praegu, lähme natuke tagasi, mis natuke, lähme ikka päris hea mitukümmend aastat tagasi. Kust see tunne tuleb? See sama tunne, mida sa nagu tunned pidevalt pettud, nagu ütleme üks sama reha, vaata, see pettumisreha. Kust see tuleb? Et isegi tegelikult, kui sa mõtled välja, kust see tuleb, siis sellel ei ole nagu niivõrd palju tähtsust kui sellega, et sa saad aru, nagu selles mõttes sa saad aru ka siin, et see olukord, mida sa praegult teed, ei ole see, mis oli kunagi, nagu sa ütlesidki, et sa oled ikka hästi treeninud ennast, siis hakkab tagurpidi treenima, selles mõttes, et hakkadki ajule selgeks tegema, et ma olen siin praegu, ütled kas või nagu, et mul üks klient ka hästi, ütles, et hästi väga hästi toimib, ise ma kasutan seda juba mitu aastat, on see, mis kuupäev meil täna on? Kuu, aasta. Ja kui on vaja, sa ütled ka aadressi, kus ma olen, see toob sul nagu meele siia tagasi, et ma olen siin ja praegu, ma teen hoopis teist asja. Et see tunne, mis mul siit seest jookseb selle hetkega, ei ole mitte mingisugust pistmist tegeliku reaalsusega nagu, et see on nagu mingi lollakas film, mis mängib nagu taustaks, vaata, on ju. Ja sa usud, et see oli lahe film kunagi ja ta siis jookseb, on ju. Aga sinu käes on, et sinu käes on see nagu ma ütlen, see otsustamine, et ma võin enda ka näite tuua näiteks see posttraumaatilise stressiga, on ju. See paratamatult sul kogu aeg jookseb sisse see vana film ja ta ei jookse mitte ainult siit, vaid ta jookseb ka kehaga näiteks, on ju, kroonilise valuga minu puhul. Ja siis oledki siin oma valus ja oma asjades ei saa aru, on ju, et mis toimub, aga samas see on tuttav. See on täielik suffering, aga see on tuttav. See on ekstreemne näide praegult. Ja siis hakkadki tasapisi õpetama oma kehale ja läbi nagu selle mõtte. Ma ei tea, kas ma olen sulle õpetan neid neuroplastika afirmatsioone, natuke vist sulle rääkisin nendest. Afirmatsioone ei mäleta praegu. Need neuroplastika omad, neuroplastilised on ta siis eesti keeles, jah. Et see on selline moodus, kus aju saad ümber programmeerida, aga ta ei ole klassikaline afirmatsioon, on lihtsalt tuimalt, nagu ütled. Neuroplastiline on siis niimoodi, et sa tegelikult lähed läbi tunde. Ehk siis
tekitad tegelikult ajus, kasvatad juurde uusi neuroneid, sest muidu see tunne, see negatiivne tunne on sul see vana see kõik see lint, mis siin jookseb. aga neuroplastikaga ongi see, et sa aktsepteerid seda olukorda, mis on, et jah, mul on see tunne, aga ja siis paned sinna selle positiivse osa nagu otsa, et aga ma tean, et ma olen siin ja praegu ja näiteks, et olukord on hoopis teine. Et see õpetab nagu, kasvatab ajus noh, ütleme siukse uue neuroni või siukse uue tee, mis annab talle nagu turvalise tunde, et väga paljud nagu õpetavad, et nüüd kujutame endale ette ja shift ime kuskile. aga siis on see, et noh, see on nagu vaata need retriidid ja ma lähen retriidile, oi, mul on seal hea olla, tulen tagasi, siis on 2 nädala pärast on kaputt jälle. Et tegelikult ongi, et me õpetame oma ajule tegelikult uue tee, selle turvalise tee ja näitame talle kätte, et tegelikult ei ole see olukord, mis me nagu arvame, isegi kehas vaata tuleb ülesse. Et see on nagu sihuke treenimine ja et selleks, et see toimiks, see neuroplastiline afirmatsioon, sa peadki sinna tunde sisse korraks minema. Sellepärast, et ainult noh, niimoodi sa nagu lood selle uue ühenduse. ja ausalt, et see ongi nagu vaata vanasti, sa kindlasti oled neid afirmatsioone kasutanud, on ju, et noh, päris tihti on ju. aga nüüd, kui sa paned tähele, et alguses on jah, võib-olla natukene raskem neid kasutada, aga siis juba hakkab seda olukorda ja seda tunnet sul vähem olema. iga kord, kui ta tuleb, siis võtad jälle selle üles ja kordad, siis sa nagu tugevdad seda teed ajus ja nagu me ütleme, meelepete, me kogu aeg petame ennast pidevalt ju. et siis sa nagu õpetad oma kehale teistmoodi tundma ja teistmoodi mõtlema, aga läbi tunde, sellepärast et kui sa lihtsalt hakkad seda afirmatsiooni, et ma olen väärtuslik ja tegelikult kuskil jookseb see sama emotsioon sul, et ta nagu ei shifti ära. et see ei ole nii tähtis, kust see tuleb, et noh, kunagi sai ka seda tehtud ja vahest on jube hea, kui endal see klikk ära käib. aga pigem nagu aktsepteerida, noh, mina olen täheldanud, et see neuroplastiline just aitab nagu aktsepteerida olukorda. jah, ma ei eita seda, on ju, sa ei eita, et see tunne sul on, aga samas kuskil sa ju tead, et tegelikult nii ei ole. noh, et siis panedki kokku need kaks, et sa ei eita, ütled, et jah, nii on, et noh, selle tunde ja siis paned sinna otsa näiteks, et noh, räägin, et sa pead ise leidma need sõnad, kuidas nagu sinu jaoks tundub kõige tõesem see. et sa võid näiteks proovida praegult, et mis on see negatiivne tunne või pool. Even through I feel like, noh, et kuidas et mis see võiks olla praegu, mõtle, tunne korraks. Tähtsusetu. Okay. aga kuidas see on kuidagi nagu, et teiste jaoks tähtsusetu, et iseendaga on mul juba hea olla. aga nii kui mul on, soovin nagu teistega connect ida, siis ma nagu tunnen kummitusena ennast. kas see on tähtsusetu? Nähtamatu. Nähtamatu, jah. Vaatamata sellele, et ma tunnen ennast nähtamatuna, ma tean, et ma ei ole nähtamatu. noh, et see on juba see, et okei, et ma tunnen seda, aga tegelikult ma tean, et tegelikult see nii ei ole. no sa ütlesid, et sul on endaga juba hea olla. siis aju nagu ütlebki, et see ei ole nii tähtis, see teine pool. et tähtis ongi see, vaata, mida sa ise nagu tunned. saad aru sellest ajuharjutusest praegu? nii hea, et sa oled ise personaaltreener on ja nüüd me teeme siin ajuharjutusi ka veel. et siukseid väikseid muskleid siin treenida. et tegelikult see ja nii ongi ja seda korrutadki endale. iga kord, kui see rõve tunne tuleb, siis lihtsalt ütledki endale, et vaatamata sellele, et ma tunnen ennast teiste suhtes nähtamatult, ma tean, et ma ei ole seda. noh, ja sealt saad juba, kui see tundub juba täiesti nagu noh, toimivad, kui ei tekita enam nagu mingit sihukest emotsiooni, siis sa võid edasi minna. sest noh, pikalt ja sügavalt jälle kuskile psühholoogiasse minnes, siis noh, tulevad ikkagi kuskilt lapsepõlvest, et me ei ole piisavalt saanud seda mõistmist ja tähelepanu ja kõike seda,
et noh, ma olen ka sinu puhul natuke tähele pannud, enda puhul ka kohe kindlasti, on see sisekõne, vaata. et me kipume nagu olema väga enda suhtes hukkamõistlikud, kui väljaspoolne ei peegelda seda, mida me siin tegelikult nagu siin mõtlesime välja, et noh, sul ongi, et sul on head asjad, mida sa pakud, on ju, aga siis nagu inimesed ei reageeri. et ma olen küsinud ka su käest ennem, et tegelikult ongi, et milliseid kliente sa siis soovid, et see, kes ära kukub, see kukubki ära, sest teda ei kõneta see. sul ei olegi vaja selliseid inimesi, et pigem olgu nagu kvaliteetne klient, see üks või kaks või üks grupp, kui see, et noh, no kuidas sa tunnedki, et sul nagu ei lähe, vaata, et sa oled nagu räägid, aga seinaga räägid, et siis see ka nagu ei toida sind ju, vaata, emotsionaalselt, et sa lähed koolitust andma ukrainlastele eesti keeles. sul võib olla kui hea materjal, noh, ma lihtsalt tõin praegu, et neid on reaalselt palju, on ju, Eestis. ja see ongi niimoodi, et sa võid osata paar sõna vene keelt, aga sa ei suuda edasi anda seda. et see peab ikkagi olema nagu sinu inimene ja see sinu inimene leiab ainult läbi selle, kui sina näitad ennast sellisena, kes sa oled. mitte sellisena, nagu sa nagu, et oh, milline see ülemus nüüd kujutab mind, et milline ma pean olema, et kehastuma, et see nagu firma, kuhu ma nagu lähen rääkima, et ma meeldiks neile. see on koolis õpetatud, et kuidas ellu jääda jube tuttav, kodus ka tegelikult on ju, et kuidas ja, et nagu see ongi see, et tegelikult jah, ka see on üks ärimudel kindlasti. aga no kui see seda sinu jaoks jube palju õpetatakse siin tegelikult, aga kui see, kõik, kes aga marketingi Eestis õpetavad. kui see sulle ei sobi, miks sa seda teed siis? sellepärast, et tema ütles või? et temale sobis või, et tema võttis 25 eurot selle eest, et sulle õpetada seda. lahe on ju? see neuroplastiline harjutus, ma olen seda praegu jah, hea, ma ei ole selle puhul tulnud selle peale, et kasutada. aga muidu muudes olukordades ma olen nagu selle sisekõne, natuke skisofreeniline harjutus selle sisekõnega nagu tekitanud siukse nagu diskussiooni või nagu pannud teda, hakanud teda usutlema. oota, et sa ütled mulle praegu, et ma olen nähtamatu, aga kas see on tõsi või miks sa arvad, et see on tõsi, et ma nagu tekitan selle nagu, lõhun selle mulli ära, et ma ei pea sellega kaasa minema, vaid ma nagu tõstan pea ja ütlen, et oota, äkki see ei ole nii. jah, see on juba väga super nagu tase, noh, stage tase, noh jah, et sa suudad endal nagu öeldaksegi nagu sabast kinni saada. sest enamus inimesi sellele automaatsele on jube raske saada ju, sa mäletad aastaid tagasi, kui me alustasime kunagi sinuga, siis oligi see, et võib-olla poole aasta pärast tagasi, kurat, ma olen samas kohas, näe. et see ongi see, et me astumegi kuradi 75 korda ennem reha otsa, ennem kui me näeme, et see reha seal on lõpuks. ja lähme muud teed, et selles mõttes ei ole midagi, et see, et sa stoppi ütled, jaa, aga siin ongi see ajule õpetada nagu muu tee ka, et see ongi see, et okei, ma istungi sellega, et ma ei ole nähtamatu, aga õpeta talle ka see, et sellel ei ole tegelikult mitte mingit pistmist sinuga, et sina oled ikkagi nagu sina. noh, saad aru sellest vahest nagu. et sa annad talle nagu selle uue tee ka. et see on muidugi hea, see on suurepärane, et see ei ole skisofreeniline, see on minu arust täiesti, see toimib ju noh, teadustasandil, vaata, me oskame lihtsalt ennast hoopis teise nurga alt vaadata. et ka see on treenimine. no sa oled ise aru saanud, ega see ei ole sul kogu aeg olnud ju. see tasapisi kasvas kuskilt välja, oli nii? ja. küsiks su käest sihukest asja, mis tera näiteks on olnud praegult, kui me nüüd võtame sinu jaoks kõige suurema läbimurdega üldse nende aastate jooksul, mis me oleme koostööd teinud? mis tera või? jah, mis tera, mäletad sa? ma kaks nagu kogemust tulevad kohe meelde. üks oli Ignatia
aga ta pigemini mõjus hästi kiiresti, hästi järsult, aga ma ei tea, kas ta nagu sügavale läks. Aga vahel ongi vaja seda, sest et ma võtsin seda see aeg, kui ma olin hästi ärevas seisundis. Mul oli elus, mul oli suhetes hästi valus etapp ja ma ei osanud selle valuga toime tulla, et ma ei olnud valmis isegi kuskile nagu sügavamale mingisse analüüsi minema, vaid mul oli lihtsalt vaja kõigepealt saada justkui nagu see plaaster peale. Et siis see Ignatia oli tookord küll see nagu, nagu oleks mingi droogi sisse võtnud, et kõik see, nagu need valed mõtted, mida ma selle situatsiooni põhiselt nagu endale peale panin, iseendale hinnangud ja kriitika, et kõik see nagu jäi vait. Ja ma lihtsalt nagu olin ilma mõteteta. Mäletad sa, mis potent see ka oli? Ei mäleta. Kas see oli siuke tugevam 1 või oli see juba CM või? Ma arvan, et see vist oli tugevam. Sest tegelikult ega mida madalamat potentsi sa võtad, mina olen täheldanud. LM on ka veel see, mis öeldakse, et see on kõige siuksem lahjem. Tegelikult ei ole. LM on just see, mis tegelikult, kui sa võtad, siis ta nagu hästi, ta toob sulle üles, aga ta ei too sulle füüsiliselt üles. 30 ja 200 toovad sulle füüsiliselt üles. Vaat siis sa võid minna sinna, aga sa pead pikemalt võtma. Ja nagu ma olengi sellepärast, vaata, sulle ka soovitan neid tugevat potentsi, et teinekord sa ei peagi teadma. Su keha on nii tark, et ta lihtsalt, see energeetiline fiks, see sarnasus selle teraga, vaata see tunne, see Ignatia tunne, miks see Ignatia nagu toimis just, et see tunne, mis sul oli, sa andsid talle signaali, sulatas ära selle. Enne mul endal ka selliseid kogemusi, et me ei peagi teadma. See on see New Age'i värk jälle. Me peame teadma, muidu me ei ole üldse mingid väärtuslikud või mis iganes. Aga ei, selles mõttes on jah hästi huvitav. Et Ignatia, jah, et see on suurepärane. Mis see teine ära oli? Ja teine, mis sul viimati sai võetud, kartsinosiin. Jah, see on magic täiesti. Aga ma arvasin, et ma olen omadega nagu võrdlemisi heas kohas, et no nipet-näpet on nagu, mis on nagu niisugused karvased tunded. Ja siis sa ütlesid, et võta, et üks põnev teekond tuleb, aga et võib tulla ka ebamugav. Ma ütlesin, et ebamugav, et ma kõva tädi on ja. Aga kurat, kui ebamugav hakkas. Ja ta viis mind sellisesse keerisesse, et ma vahepeal leidsin ennast nagu mõtetes, et ma nagu üldse ei taha elada, aga see ei olnud nagu selline, et see ei olnud nagu mingid enesetapumõtted, vaid see oli nagu teistmoodi. Et pigemini nagu seadsin kahtluse alla kõik, mis ma oma ellu olen ehitanud. Et kõik tundus nagu, et sama hästi ma võiksin siin mitte olla, et nagu mitte miski ei rõõmusta mind, ei kurvasta mind, ei sõltu minust, ei vii mind edasi. Kuidagi korraga nagu ma purustasin tegelikult kõik ära, et siis hakata nagu leidma, et aga mis on tegelikult mulle täna nagu vajalik. Kõlab nagu kartsinosiin, vaata, kartsinosiin ongi nendele inimestele, kes on vaata people pleaser ja kes on hästi palju kannatanud selle nii-öelda ümberprogrammeerimise all. Nartsissistide lapsed hästi rasketes olukordades, kui sa kogu aeg kontrollitakse sind pidevalt ja sa ei saa nagu sina ise olla, et siis sa oledki võtnud selle rolli, et mul on parem olla keegi teine või teha midagi muud või seda, et mida ma ise soovin või kes ma olen. Et kartsinosiin jah lõhkuski sulle ära selle mulli, et ma elan teiste jaoks, on ju, ta tõi sind nagu välja iseendasse. Et see võis tundudagi, et ja samas see tunne võis tulla lapsepõlvest. Hästi palju ma olen täheldanud, et me lapsena ei oska protsessida neid emotsioone ja tundeid ja on hästi palju siukest nagu, et aga ma ei tahagi siin olla, kui ma kellegile vajalik ei ole nagu. See on lapse tunne, ehe. Et kui siin teatakse nagu mingis olukorras, et see teadlik lapse vanemlus, seda ei ole praegultki väga.
et me tasapisi sa oled näinud postitusega ka, et tasapisi hakkad nagu seda ka tooma välja, et ma oma laste puhul nii palju kasutanud seda. Näinud, et kuidas noh, kuidas nendest saaks nagu emotsionaalse intelligentsusega täiskasvanud inimesed nagu. Ja nad oma lastele siis saaks seda edasi anda. Jah, ei ole õpetatud meile ja selles mõttes jah, et no on kliente, kellel see kartsinosiin ongi lihtsalt, et võib-olla magas nagu, ma ei tea, 18 tundi järjest või noh, et ta ja tõuseb üles ja nagu teine inimene, et noh, siin on nii erinev. Et ja noh, oleneb jah, vaata, mis potents. Sa vist võtsid CM-i, mul oli siuke tunne ja see on see kõik see sügavam. Ja, et samas, kui sa nüüd tagantjärgi mõtled, et polnudki nii paha või kuidas? Ja mul praegu tekkis nagu selline nagu tõlgendus sellele, et justkui nagu mingi täiskasvanu või küps versioon minust oleks nagu järsku nagu ärganud ja vaadanud kogu mu elule otsa ja küsinud, et mida kuradit sa siin korraldanud oled. Teeme puhka töö, vaata. Mis valikuid sa tegelikult teinud oled, noh. Ja, et see kõlab küll nagu kartsinosiin jah, et mul endal ju samamoodi igast asju siin aastatega nagu ju proovinud ja võtnud, siis minu puhul oli ka kartsinosiin tegi kõige suurema sellise nagu murdepunkti. Et no mul ei olnud selliseid kogemusi, mul oli lihtsalt ka see ühel hommikul nagu ärkadki üles nagu, et oota nagu, täpselt mida ma oma eluga nagu teinud, et noh, kuhu ma liigun. Et kas ma ikkagi nagu, et miks ma sunnin ennast tegema neid asju, mis ma nagu arvan, et ma ei ole või noh, et noh, ongi, et kuidagi nagu sa hakkad valima ja vaatad nagu see vajub ära nagu see, mis ei ole sina. Isegi kui sa ei tea, kes sa veel oled, vaata. Kuna sa oled eluaeg people pleaser olnud, et selles mõttes jah, et noh, kartsinosiin on päris hea nagu korrata, sa vist kordasid ka seda korra või? Pärast ei korranud. Ma vist kordasin, aga see teine laine nagu ei viinud mind nii niisugusesse keerisesse enam, jah. No, väga hea, sellepärast, et ta kindlasti toimetab, vaata. Aga see suur muutus oli jah. Et selles mõttes noh, vaata kui vahva on, et ikkagi nagu terapeutidega või coaching'uga need ei oleks jõudnud sihukeste asjadega. Et no ise olen ka nagu ju noh, hambaarst vajab ka hambaarsti, käid ju ka psühholoogide juures, siis vahest ongi sihuke tunne, et soovitaks neile raamatuid lugeda. Ja coach idele nagu siis sa kuuled ja mõtled, et ta võiks seda raamatut lugeda. Nagu ise tahaks sõna üle võtta. Et nagu pigem nagu sa aru saad, siis noh, mina olen alati öelnud seda, et see eesti keeles nüüd on, viisakalt öelda inglise keeles on they don't give a fuck. Tegelikult teised inimesed, nendel ei ole absoluutselt ööd ega mütsi. Nagu sinust. Ei no, me ei räägi praegu empaatiast, me räägime nagu selles sügavas psühholoogilises mõttes, igaüks elab oma ajus, oma mõttes, oma energia väljas ja kui sa kellegiga vahepeal kokku saad, jess, on ju. Aga just jah, kuidagi see, et me kipume olema Brad Pitt oma elus, ma arvan, me oleme nagu mingi staar ja siis, kui me mingid igasid teeme, siis kõik nagu mõistavad meid hukka, vaata. Ja. Tuleb tuttav ette, on ju. Siis ongi see who do you think you really are, et noh, et see ei ole pahas mõttes küsitada, on ju, aga see on jälle kuskil mingi kiks, mis me oleme kuskil vaadates neid TikTok'e ja vaadates neid koolitusi ja asju, kus me oleme võtnud endale, et mitte selles mõttes, et me tähtsad ei ole, ja me oleme tähtsad, aga see ei ole see nagu, et me oleme selles rambi valguses ja me kogu aeg seame ennast sinna, et meid kogu aeg jälgitakse. Ei. Et selles mõttes on jah, et olen ka ikka väga palju soovitanud sulle ka ikkagi, et kuulama südant, et aga siis ongi see, et kus see süda, ma ei tea ju. Aga ongi, et ma küsingi, et seekord, et kui sa nüüd peaksid helistama mingi firma bossule, kellel ei ole öödega mütsi, mida sina teed, kellel on, noh, tal on praegu aega sinuga rääkida, on ju. Siis millise koha pealt iseendas sa tegelikult seda räägiksid siis? Et see on nagu küsimus,
et mitte mida ta tahab kuulda, vaid millise koha pealt. Iseendast sa seda nagu rääkisid. Et kas räägiksid selle koha pealt, et tahted nagunii mind ei taha, et ma parem räägin sulle kiiresti ära, mida mul teile anda on. Või selle koha pealt, et tere, mina olen Ketlin, ma olen see, ma olen teinud neid asju nii palju, on ju, ja mul on siin üks põnev asi. Noh, see hääletoon, kehakeel, isegi kui ta sind ei näe, see hoopis teise koha pealt tuleb. Ma saan praegu mõistusega aru, aga ma ausalt, ma praegu kehas veel ei tunne. Mul ikkagi tekiks nagu see. Sellepärast ongi see. Vähemalt ma tean, kuidas ma peaksin ütlema ja ma püüan seda olla, et see on nagu sammuke lähemale, aga tegelikult ma veel ei tunne seda. Jah, sellest tulebki see neuroplastika. Et sa õpetad oma ajule seda tunnet, et mis siis, et ma nagu tunnen, et ma olen nähtamatu, aga tegelikult ma ei ole. Et tegelikult ma olen siin ja praegu, täna on see kuupäev ja asjalood on hoopis teised nagu. Et sa õpetadki ajule olema siin praegu. Et siis iga kord, kui selline olukord tekib, alateadlikult ei trigerda see ülesse. Saad aru? Ja ma olen siis vahepeal proovinud niipidi, et nagu analüüsida või nagu õpetada, treenida ennast, et küsin enda käest, et kas ma siis ise ei usu, et ma teen head, sest et praegu ma siin tahan ju teisele inimesele pakkuda head ja kui ma ise tõesti usun, et ma teen head, siis miks ma peaksin tundma end halvasti seda pakkudes. Ja siinkohal ongi see, et ma usun, et see on hea, sest ma olen näinud, kuidas ma teen head. Aga ma ei tunne nii. Aga ma eeldan, et see teine pool, kes esimest korda minust kuuleb, näeb, et jälle müüakse midagi. See on pigem nagu midagi sellist. Jah, aga sa ei mõtle tegelikult temast, sa mõtled endast niimoodi. Et ega ma ometi ei paista talle niuke salesy. Jah, aga miks? Miks? See ongi see, et stop overanalyzing. See on jube raske olnud, kui sa oled mingi 10 aastat seda New Age'i teinud, on ju. Ja siis sa ütlesid ka, et minu arust mingi teine päev, kui rääkisime, et sa nagu enam nii palju ei lähe kaasa oma selle overanalyze'iga, et sa nagu saadki ära, et okei, jookse nagu taustal, on ju. Et kas ei ole üldse oluline? See tekib küsimus, et miks sa teed ise endale seda? Jah. Sest tegelikult võib-olla see inimene on, ma räägingi, et sa tegelikult ju ei tea, mis tema maailmas on, et sa nagu tõmbad selle enda peale. Ja see on jälle muster ja siis ütledki endale järjekordselt, et mitte see, et I'm not another sleazy salesperson. Mitte seda, vaid mõtledki selle koha pealt jälle. Et jälle jälle ma rindan ennast. Miks ma ennast tühistan? Üks sõbranna küsis, et miks pidevalt ennast tühistad? Ma kirjutasin suurelt A4 lehe peale, panin selle nähtava koha peale, et ei tühista ennast. Et iga kord, kui mingi jama hakkas jooksma, ei tühista ennast. No. Et tuletad nagu endale meelde just seda, et see on jälle nagu ongi see neuroplastika, et sa tuletad meelde, et jah, see oli see olukord, aga nüüd ma olen siin ja praegu, et see keha saab ka aru lõpuks, et see sarnane olukord on, aga ei, et see ei ole nagu nii tähtis, et see ei ole see, mis on praegu. Aga müü mulle siis midagi praegu. Ongi see hea kohe, esimene tunne, esimene mõte, mis sul tuleb. Sa lähed minu pähe, on ju. Sa tuled minu pähe. Sõnu valima, jah. Jah, sa lähed minu pähe. Et mitte saada kritiseeritud. Eks ju, mis on täiesti nonsense. Sest mina ütlesin sulle praegu, et müü mulle on täiesti 350 eurot pandud iseenda jaoks, on ju. Et müü mulle. Aga sa juba lähed minu pähe, otsustad minu eest ära. Aga mis kuradi sales tactic tehüka on? Kes sul õpetas seda?
sa vist mitmel kursusel oled käinud, kus nad käsivad minna kliendi pähe. Ikka jah. Uuri Aga kas välja, on- mida inimesed tahavad ja siis paku neile seda. Ja siis ole see, kes neile meeldiks, et sa oleks, mitte Jah, see, kes sa ise jah. oled. Toimib. Ei, Müü mulle neile midagi. toimib, kes õpetavad seda, nemad saavad selle eest raha. Müü mulle midagi. Müü mulle, mis sul on praegult midagi uut, mis on tulemas, millest ma veel ei tea. Müü mulle midagi. Ma õpetan inimestele, kuidas saada enda kehaga sõbraks läbi selle, et me ei otsi oma treeningute ja toitumise muutust mitte peegelpildi jaoks, vaid selleks, kuidas sa tunned ennast oma kehas, selleks, et nautida kõiki võimalusi, mis elu ütleb. Et just see suhtumine muutuks, mitte see, mida ma teen oma kehale, füüsilisele kehale, vaid see, mida ma tahan tunda, olles oma kehas. Kas sul on oma kogemus ka sinna taha pandud? Ja on, et ma lapsepõlves ju, mul olid toitumishäired lapsena just sellepärast, et ma olin kinni selles, milline mu keha välja näeb ja ma ründasin oma välimust, arvates, et kui mu välimus muutub, et siis ma tunnen ennast hästi. Ilmselgelt ma ei tundnud, nagu võib arvata, aga ma ikka proovisin seda aastaid ja praktiseerisin kõike seda, mida tavameediast ja igalt poolt pealiskaudselt tuleb. Ja kuhu ma lõpuks jõudsin, oligi see, et mul täielik kontroll, friik selle osas, et mul oli hästi kindel programm, nagu kõndides noateral, et kui ma ainult selle peal kõnnin, siis mul püsib see vorm. Ja kui ma kõrvale astun, siis on kõik läinud. Ja siis ma sain aru, kuidas ma olen ise ennast teinud selle süsteemi orjaks. Kuidas ma sealt välja saan tulla. Ja tänaseks ma olen elu paremas vormis kui fitnessvõistlustel ja ilma toitumiskavadeta, ilma reeglite ja käskudeta, vaid just sellega, et ma naudin seda, mida ma oma kehaga suudan teha. Ja siis mina koos oma kehaga lähme tegema. Minule müüsid sa praegult selle teise poolega rohkem kui selle esimese poolega. Said sa aru või? Sest ma resoneerusin praegu, et nagu fuck, et jah, täpselt, ma ju ka kogu aeg niimoodi panin riidesse kogu aeg, et kuidas teised mind näevad. Kuidas nad nagu, mul see riietumine nagu oli aastaid nagu hästi tähtis. Ma lihtsalt ei läinud ka välja nagu, kui mul teatud asjad ei olnud seljas nii, nagu ma tahtsin, et nad oleks. Nagu mul mingi ettekujutus peas. Pigem sa müüsid jah selle teise poolega mulle. Sellepärast sa läksid nagu kohe emotsiooni, ma resoneerusin, ma sain aru, millest sa tegelikult räägid. Sest esimese hooga oligi siuke nagu tore inimestele õpetad ja need inimesed on inimesed. Et pigem mis tunne nendega kaasas, mõlema looga kaasas käis? Ja muidugi. Päris äge harjutus oli see tegelikult praegu. Esimene oligi täpselt see, et nagu külm kõne, vaata. Siis kui ütlesid, et müü mulle midagi, see oli täpselt see, et kõik vaatavad mind. Ja koolis see, et nii loe nüüd luuletust või laula teiste ees. Ja just täpselt see tunne oli ja siis ma hakkasin meenutama seda lifti kõne, mis on pähe õpitud, mingine story on ja. Et see on nagu pähe tuubitud luuletus ja kõik ootavad, kuidas ma failin. Ja siis kui sa küsisid, kas mul on oma kogemus, siis ma sain rääkida sellest, mis on päris elus, vaata. Ja see oligi, siis ma sain aru alles lõpuks, millest sa rääkisid, on ju. Et see on, vaata kui suur vahe on ju. Ja. Et kas sa nüüd said küsimusele vastuse? Võib-olla päris mitte. Kõik need turundusskriptid kaminasse põhimõtteliselt. Et ja lähtudagi kõigepealt sellest, eks ju, et mis on see tunne, mida ma tahan nagu edasi anda, mis on see positiivne tunne, mida mina olen saanud. Ma ei tea, kas sina tahad seda saada, aga ma räägin, mida mina olen saanud ja siis, kui sa tunned, et sa tahad, siis connectib, kui ei connecti, siis järgmine on ja. No nüüd siis küsimegi, et miks siis inimesed ei ole liitunud sinuga sinu koolitustel? Või nendel reklaamidel, et kus koha pealt see reklaam tuli?
tuligi selle pealt, et hästi jäigalt valin, kuidas ma ennast väljendan. Sest et ma püüan kinni hoida kõikidest nendest skriptidest, mida need Eesti marketing koolitajad õpetavad. Tead, see ei ole võib-olla Eestis on tegelikult hästi palju on, see on see vana klassikaline, vanasti see toimis, aga vaata need inimesed teatud, ma ütlen ausalt, teatud sfäärides ta kindlasti toimib. Teatud asju, mida sa müüd, aga teatud asjad näiteks ongi, mis on nii sügavalt inimestega seotud, see pigem nagu ja ühiskond on muutunud ka, et pigem nagu jah, sa oled ise täheldanud, et võib-olla müüb emotsiooni pealt nagu isegi rohkem. Ja see ei ole võlts emotsioon, see on puhtalt see oma kogemus. Et selles mõttes on jah, et kaminasse või mitte kaminasse, nagu ma ütlengi, et tegelikult mingi sfääris ta mõjub. Noh, ütleme mingi tuimem asi näiteks. Võib-olla ta toimib ja nagu mingil tasandil kuskil. Et seal on kindlasti mingi tarkusetera taga, aga pigem pane need asjad enda võtmes tööle, nagu ma olen öelnud, et see on nende blueprint. Aga tee sellest oma blueprint. Et mitte ära võta nende asja üle, vaid tee see omamoodi. No. Ja nüüd ongi see, et järgmine kõne, mis sul kellelegi teise tuleb, isegi keha võib uuesti minna samasse kohta, võtta tagasi. Aga siis ongi jälle see, et see tunne, mis sul vaata võib-olla praegu tekkis, see vahe, see nõks, et sa tood ennast korraks mõttes tagasi sellesse ja ütledki, et täna on tegelikult 1. mai ja 2026 on meil vist. et tood ennast tagasi, ma olen siin ja et see jutt, mida ma peas rääkisin, et see ei ole enam, noh, see ei ole reaalne, et see, mis ma nagu praegult siin olen, et see on reaalne. Et õpetad oma ajulegi keskenduma mitte sinna, vaid siia. Et see on väike trikikas, aga see läheb, kui sa saad nagu selle neuroplastilisuse oma nagu kuidagi toimima, siis see tuleb nii automaatselt ja see õudselt kiiresti. Mul läks vist 3 kuud aega, kui ma üldse nagu tundsin suuremaid muutusi. Ja nagu see, ja need ei ole sellised asjad, mis muutuvad tagasi. Et kui sa lood selle uue tee, siis aju võtabki seda uue reaalsusena. Nüüd samas ma arvan, et see on natuke nagu enda lollitamine, aga mis vahet seal on? Kas me hästi ennast tunneme ja feeling good, hea tunde, peale oleme me väljas nagunii kõik. Jah, aga ma just saingi aru sellest, et miks ma tõmbun krampi alati, kui ma kedagi kõnetan, siis mul tekib see tunne, et teine pool on hästi karm kriitik. Ehk et tegelikult ma ise arvan teisest inimesest halba. Tegelikult oled sa ise oma kriitik. Jah, ei, see ei ole üldse tähtis, kas sa arvad tast halba või mitte, tal on jumala ükskõik sellest. Aga ise oled sa oma kriitik. Jaa, kõige suurem kriitik oled sa ise. Ja siin ei olegi võib-olla see, et kus see tuli, et jah, see on tuttav tunne, aga et see ei ole praegult see, et sa juba oskad vahet teha. Et mingi osa sinust ütleb, et ma ju tean, et see nii ei ole, et miks. Siis õpeta oma ajule teistmoodi natukene seda kogema, sest tegelikult see kogemus, noh, jah, et kuidas nüüd võtta, et öeldakse, et turvatunnet tekitada, sellest me oleme hästi palju rääkinud ja see on hästi sügav, vaata. Ja kuidas sa saad endale turvatunnet tekitada, kui sul reaalselt ei ole seda kunagi olnud. Noh, et see ei ole niisugune ilus koht, kuhu ma mõtetes tagasi lähen, et see ei ole, et siis ongi see palju raskem. Sellepärast, et siin nagu mehaaniliselt ei aita. Ma ei tea, palju sina neid matriarhaalselt terasid, mul üldse see lakmaternum ja sellised asjad võtnud oled, vist ei ole väga. Ei, mul ei ole seda, ei ole. Jah. Et mina näiteks Verniksi puhul panin õudselt hästi tähele, et Verniks on vaata see, kui beebid sünnivad, siis neil on niisugune nagu vaha peal, niisugune kaitsekiht. Ja Verniksi puhul mina panin tähele seda, et mingitel teatud hetkedel elus traumat läbi kogedes ma pidin hästi palju ennast alla suruma, ka oma viha, et ellu jääda. Noh, ja lõpukokkuvõttes, kui ma ei ole enam selles olukorras, ma olen aastaid on möödas, siis millegipärast vaata nagu ütleme, kutsume seda see plaat, vaata, jookseb nagunii.
noh, aga kui ma Vernixit võtsin, siis ma nagu sain aru, et tegelikult mul ei olnud turvalist keskkonda, mul ei olnud kellegile nagu, isegi ma ei julgenud iseenda sees seda viha välja tuua. Ma olin nii sügavale selle endasse surunud, et see on nagu teine tase viha alla surumises. Ja nagu see, et sa suudad ise aktsepteerida ja sa ei karda seda tunnet endas välja lasta. Et selles mõttes oli Vernix küll, et kui sa nagu tunned, et sul on mingi asi täiesti ületamatu ja ikkagi hirm on ka, siis noh, Vernix on kindlasti see, mis nagu hetkeks toob su sellesse nagu kaitse nagu annab sulle. Ja see on siuke seletamatu, ta ei anna, ma ei tundnud, et mul oleks füüsiline kaitse või ma ei tundnud, et mul on nüüd mingi divine mother istub sinna, püha ema on ju kuskil mingi kuju või ingel. Ei, see kuidagi tuleb nii loomulikult, nii lihtsalt nagu, et ta ei võib-olla, kuna ma katsetasin LM-iga, et noh, võt seal ongi see, et sa nagu tunnetad need tasemed, asjad ära, et mõne jaoks nagu see CM ongi liiga palju. Et siis LM ongi nagu siuke tasapisi ja see oli nii naljakas kuidagi, sest sa oled harjunud sellega kogu aeg, et see kuskil istub sul siin. Aga sa ei julge teda välja lasta, sest sa kardad ise oma reageeringuid või mis iganes, et võib-olla kunagi sa oled välja öelnud midagi lapsepõlves ja sa oled saanud siukse peapesu ja võib-olla vitsagi, on ju. Noh, ja siis tekibki see lukk sinna peale. Et kuidagi nagu see Vernix nagu aitas minul vähemalt nagu kaitstuna tunda ennast ka sellisel nagu haavataval hetkel. Et see ei ole siuke füüsiline kaitse, see on hoopis teistsugune. Et kuidagi nagu ma ise julgesin nagu lasta sellel voolata ja olla. Küll, ma eile avastasin ühe sügava teema ja ma sain aru, et ma ei julge siit läbi minna, kuigi ma tavaliselt ei karda oma emotsioone, aga see on nii võimas asi, et mul on siin küll tuge vaja. Et noh, vaata, aga mina ennem seda võtsin platsentat ja platsenta on ka siuke nagu turvatunne, et noh, siin on jälle vaja sügavamalt sissepoole minna, et kumba sul siis tegelikult vaja on. Kas see lakhum on platsenta või? Ei, need on erinevad ja. Lacumanum on ja siis on veel lac maternum. Ehk siis nagu üks on siis nagu inimese piim, noh mõlemad nad on rinnapiim, aga et see lacumanum on siis erinevatelt naistelt seda rinnapeema võetud ja lac maternum on siis nagu konkreetne üks ema figuur. Need on ka muidugi, nendest me võiksime teha kohe eraldi selle jututeema, et millistel puhkudel seda võib-olla kasutada, aga võib-olla jah, et siin võib-olla saad lugeda. Ma vist olen sinuga jaganud ka neid, et kumb see siis võiks olla tegelikult, et milline kõnetab selle koha pealt rohkem, aga minu puhul küll, sest see viha on nagu sellel tasemel juba, et universaalsel tasemel, et kuidas maailm võib enam-vähem, kuidas nad saavad nii teha. Et pigem nagu see, et kõlab nagu Staffis Sargia, et nagu, et minuga on tehtud midagi hullu, on ju, aga ta ei ole, ta on nagu sügavam ja ma räägin, et jah, see on just nii huvitav, kuidas vaata, ta on ju beebil nahal kaitse ja kuidas ta nagu tegelikult annab selle tunde. Seda on raske nagu võib-olla sõnadesse isegi veel nii täpselt panna, aga ta ka see hästi sügav turvatunne nagu kaitse on ja sobib ka muidugi nendele, vaata, kes on hästi tundlikud kõikide asjade suhtes, kõik helid, pildi, kõik need valgused, mis seal poodides on, need sinakad, hästi-hästi tundlikud. Kõige selle nagu välise suhtes, et see ka annab siukse nagu rahu ja nagu kaitse nende asjade eest, et vahest ongi siuke tunne, et naaber puurib, aga siuke tunne nagu puurid sinu pea sisse juba, et su keha tõmbab krampi. Et siin ongi seda turva, nagu sul oma turva nagu mingit kes ta üldse pole. Selles mõttes on hästi hea, et võid lugeda, et kumb see võiks olla ja siis otsustada näiteks, et kas sa tahad, et see rahulikult läheb, et siis võtta LM-i, mina teen omale veesegu või petiga pudelisse ja siis iga päev nagu võtan, senikaua kui laks ära käib, vaata.
Või siis nagu võtta 10M, et ei ole mõtet madalamat, et CM võib-olla, noh, kuidas sa tunned, et CM-iga noh, ta võib ära teha lihtsalt ka nagu see Ignatiaga lihtsalt sa ütlesid, et mõnus tunne oli ja kõik, rohkem polnudki vaja. Aga et see on nagu oma otsustada, et mina siin selles mõttes ei ole nagu määraja, et pigem ütlen, et noh, et kas 10M või LM, et oleneb, mida sa nagu ise ka kogeda nagu soovid. Et see, räägin, see võib tekitada, ongi lihtsalt see, et hommikul ärkad üles ja tunned, et vau, et ma olen võitmatu. et noh, see on mitte just võitmatu, aga saad aru, mis ma mõtlen nagu, et nagu see, muu polegi tähtis kui see, et mul on hea olla. Mis ongi tegelikult see, mida me lõpuks siis oma 40-ndates, 50-ndates õppima hakkame alles. Mis oleks pidanud tegelikult emapiimaga tulema, ei tule ta midagi. Ühiskond on siuke juba praegult. Et edasi anda, et vaata, kui palju tark sa nagu oled juba praegu, kui palju sa oma lastele saad selle koha pealt nagu emotsionaalse tarkuse koha pealt edasi anda. On ju? Sa tunned ennast praegu? Jaa, huvitav on, nagu ma juba veidikene sama aeg kuulan ja sama aeg mõtlen juba, et kuidas ma neid mingeid pakkumisi teen või. Ja ma mõtlengi, et ma alustan omadega sealt otsast, et häälestada ennast nagu õigele nagu lainele. Et see näide, mis me praegu sinuga tegime hetk tagasi, on ju see harjutus, et see näitaski mulle, et kui ma viin ennast sellesse kogemusse sisse, mis on, mida ma olen õppinud ja mida ma tahan edasi anda, et siis ma olen nagu see energia läheb õigesse nagu fooni. Ja siis enne kui ma hakkan kedagi kõnetama, siis ma tegelikult tuletan iseendale nagu ka hästi elavalt meelde selle, et kuidas see tunne oli, kui ma viimati kuskil seda loengut andsin ja inimesed nagu vaatasid suurte silmadega, et oh jah, et see on nagu vau ja et tuletan nagu selle meelde, kuidas see on päriselt aitab inimesi, mida ma teen, et see ei ole nagu midagi, mis ma lihtsalt tahan müüa raha pärast, vaid see õige tunne sisse ja siis ma lähen ja jagan selle. Ja ei tule minu pähe kohe, on ju. Noh, et sa ei lähe selle pähe. Kui temale ei sobi, ta ütleb ei, ütled okei, tore, aitäh kuulamast, nägemist.